meil on nüüd väike linnaskäik plaanis, nii et hakkame settima. Püksid on vaja jalga saada, kampsun on ka vaja selga saada. No ja nüüd veel kõik muu. Müts ja sall ja jope. Ja jalanõud. Kandekott on. Telefon on. Prillid olemas. Jope on seljas. Autos, minek. Läksime. Me lähme Tirtsuga linna, sest mulle kirjutas eile üks tore bränd, et nad tahaksid mind oma saadikuks, sest nad teavad, et ma tunnen ühe nende asja vastu huvi. Ma ei hakka veel reetma, mis siis, et see on reaalselt sekundite küsimus, kui te saate teada. Sekundite, minutite küsimus, kui te saate teada, mis värk on. Aga hoiame veel natukene seda põnevust üleval. Me lähme praegu linna ja siis mul on sõbrannal täna sünnipäev ja ühildan siis sünnipäeva ja käigu, linnaskäigu, et ma tegin talle eile õhtul kaardi, siis ma lähen viin selle kaardi talle. Ja siuke plaan ongi siis. Linna me igatahes jõudsime. Ma natuke kardan, et eks seal tuli see kisamise tuurid peale jälle, et ta seal kontoris ei karjuks väga. Väikest tiiserit nägite, mis telefon oli, aga nüüd ma lähen siis käin, mul ei jää midagi tee peale ka, pagan. Tahaks tegelikult ikka lilled või kommikarbi ka viia, aga mul ei jää mitte midagi tee peale. Ja siis ma lähen praegu lihtsalt 2 kätt taskus, sest nagunii tal on laps on haige, et ma ei saa sinna pikemalt lobisema jääda. On aeg mu õunakesele tšau-tšau teha ja asemele võtta siis Samsung S8 Plus. Tada! See on see hallikas toon, hallikas lillakas, Orchid Grey. Nii tuus. Siis kui ma kuulsin, et ma pluss versiooni saan, ütleme nii, et ma olin hetkeks nagu hirmunud, et issand, see on nii suur ju. Aga hetkel see tundub selline normaalne täiesti. Et kui ma panen oma 6S siia kõrvale, siis jah, see suuruse vahe on, aga see tundub minu meelest nagu visuaalselt suurem, et käes on nagu minimaalne vahe, sellepärast et see laius on praktiliselt sama, et on lihtsalt natuke nagu paar millimeetrit laiem ja natukene pikem. Aga muus osas ei ole nagu üldse väga hullu. Aga olen siis nüüd Samsungi Ambassador ja siis koostöös nendega selle telefoni siis saingi. Panin kestaga ümber. Fatsarilt oli just pakk uued mustad leivad, mis on kanepileib ja on kiinoa ja arbuusiseemnetega. Siis olid need klassikalised näkileivad, mis neil on. Ja ma enne kui ma üldse filmis, ma pidin juba lahti tegema, on küüslaugu ja peterselliga. Ma võin öelda, et mega hea maitsega on. Mingisuguse juustumäärde veesega need võivad eriti head olla. Ja selline suur kuivatatud nisupunt oli ka veel kaasas. Mul ei olnud ühtegi vaasi, kuhu seda panna, aga see püsib õnneks ise ka püsti. Jou. Ma ei tea, kas on hästi nüüd näha, aga täna on reede. Ja ma lähen Harju rallile ülemiste katsele. Harju ralli ülemiste katsele. Ma üritan, kuna see tööüritus, ma ei tea, kui palju ma filmida saan, aga ma üritan võimalikult palju seal filmida ka, sest saame sinna autode boksialale minna ja äkki vähe lähemalt neid ka vaadata. Nii et keda huvitab, võib vaadata, keda ei huvita, võib natuke edasi kerida. Kannatad, kaua raamad kannatad? Ei ammu enam kannatad. Sellepärast see auto nii palju kirjasid peal on, aga no see legend, eks, et see on täiesti originaalne ja kõik see vastab tõele. Absoluutselt. Nad tahavad seda hetke näha, mina tahaks kohe näidata siin kõikidele nendele, kes siin olete. Kristjan Sepp!
fotograafid, kroonika ja kõik ülejäänud Elu24, võtke see tüdruk ja pange suure kella külge, sest nii kiiret tüdrukut Eestis praegu rohkem ei ole. Ja ei tule niipea. Kristin Sepp! Mis täpselt tegema pidi? Kuna pidin klientidega pilti tegema. Ma tahan neid saada siin teha. Pärast saab järgi vaadata. Üle vaadata täpselt, mis tegema pidi. Kodus Riinaga kahekesi arutada seal. See on nagu see hommikuvõimu sinna. Tõnis tead, et sa nüüd oled YouTube'is. Ja see on YouTuberi... Ai. Läheb laivi kohe. Imed see ümber ei lähe raisna. Ma arvan, et äkki siis poole ralli peal. Ja see ette vaatad, et tõlg on. Just sõimad ei ole piinud. I approve. Aga igatahes
ralli küll veel läbi ei ole, aga kell on kohe varsti saab 10, nii et ma ei jaksa enam olla ja lähen koju. Et ma midagi üritasin filmida ka, eks näis, mis sealt välja tuleb. Aga praegu jälle kõik. Sellised ilmad on... Nii, sellised ilmad on täpselt sellised kui Pirital kruiisid ja unistad, et oleks uuesti mõnus madal auto ja siis täpselt selliste ilmadega on kõige lahedam. Äkki varsti jälle saab. Viimsisse koju sõita on ikka best suvel. Laupäeva hommik või noh, mis 10 on kell. Meil on suund Pärnusse. Ja mis sa arvad, kirjutame sinna ennast vist või? Jah. Kus me oleme? Kus me oleme, Liina? Pärnud! Tšvank! Tere, super! Tere, super! Näe väike sõbrannakad siin. Usub sind, kui see usub. Kui see tahab usu teha sulle. Et see vahel see lagastab mulle. Joo, tšau. Suur võitja. Tšivang! Kõike. Liha läks juba ära. On see kõri või? Naljakas on niimoodi nagu kuidagi siuke... Tal ei ole stabilisaatorit ja tal on 50 fps. Täiega sujuv on. Kui sööma või? Jah. Nädalavahetus läks kähku. Väga kähku. No me tulime poolest päevast eile Pärnusse ka selle poolest. Eile tulime täna läheme. Ja Pärnus käima peab jah niimoodi, et tuled reede õhtul. Saad ühe terve päev olla. Praegu me olime vähe eile tuli ja hakkasime kohe tööd tegema. Hommikul veel lõpetasin ja ei jõudki lõpuni teha tagasi. Ja praegu me pulmaasju ka. Praegu on siuke ilm chillakus olla nagu pulmade osas on ju. Hästi siuke stressivaba moment on praegu pulmade osas. Kõik on korras. Kõik on kõige paremas korras või nii hästi, kui praegu olla saab praeguses momendis. Eriti, et me ise ju vaata. Ise ju planeerime ja korraldame kõike. Järgmine nädal veel sõrmuseid vaatama. Ma arvan küll, et järgmine nädal pidime eelmine nädal lõppminema, aga ei... Selle nädal. Selle nädal. Neljapäev reede, aga mulle ei sobinud. Üks päev tegijale ei sobinud teine päev, aga me tahtsime sõrmustele väikse muudatuse ka. Jah, väikse muudatuse nägime pilte juba nägime, aga ilusad olid. Te peate veel natuke ootama, et näha kahjuks. Ja otseselt ilmselt nagu niimoodi, võib-olla kuskil videodes kunagi tulevikus on neid näha, aga ma ei kujuta ette, et me näitakski, et näed siin. Vaata! Ja proovitordi saime täna. Väga hea oli. Ja täpselt selline... Mingi kakk või kulliline lendas praegu üle ja mingi väike näriline oli sabapidi jalga vahel tõppus. Aga
olin täpselt sellisena ette kujutanud kooki. jah, aga nagu täpselt, kui sa selle lahti tegid, siis ma nagu oli see... ta tegi nagu välimuse ka juba seda stiili, nagu me palusime ja nagu... kui sa selle karmi lahti tegid, mul oli kohe oli see, et okei. Me lõpuks... mul täpselt ikka oli kõik käes. Valisime siis sefiiri endale tegema ja esma kokkupuudes siis on nagu super. Maitse oli ka täpselt. Ja maitse oli ka väga hea, jah. Midagi väga ei peagi muutma. Ei peagi midagi muutma. Ei peagi midagi muutma, kõik on super. Sukke tehkugi. Sama hea. Ja see üks muudatus vist, üks kiht vahel oli muudatus hiljutine mingi... Viimase hetke ja ta pakkus lisandit täidis selle veel, mis oli väga hea. Ilma selleta oleks nagu olnud siuke meh, aga see oli täpselt nagu see... Et ja väga hea töötuna. Ja kui teised ei taha, siis me sööme ise ära kõik, siis meile maitseb. Ja pulmad käivadki nii, et teed nii nagu sulle meeldib. Just. Teised peavad oma pulmad teha niisugust nagu nad tahavad. Jah. Ei, pulma ei saa korraldada niimoodi, et mõtled, et mis teistele meeldiks, või mõtled, mis sinule meeldib ja... Mis arvamus teistel pärast jääb. Täiesti suva, see on meie päev. Just. Ja nüüd me siis sõidame koju. Kas me tegime mõlemad korraga seda? Võimalik. Ma sain jõuliperet mingi sünnipäevaks. Väga hea. Ma just ei olnud näinud ka. Ma ei olnud näinud ja siis ma sirvin seda siin. No samas me viisime meie isale ka alles praegu. Jah. Mitte küll kingi, aga lihtsalt nagu. Aga kes on abielus? Rääkige, kas te korraldasite pulmapidu? Kas teil oli lihtne registreerimine, kas te korraldasite ise või kasutasite teenust? Kellel pulma planeerimine käsil on? Sama jutt teile. Kas tuleb registreerimine või suurpidu, väikepidu? Kuidas tunne on? Kas on stress? Kas on stress peal? Kas on mure? Oleks huvitav kuulda, kuidas teistel selle teemaga on. Meil on igatahes praegu väga chill. Aga meil on vaata see eelis, et me saame hästi palju käia seal pulma paigas koha peal ja rääkida ja mõelda. Ma ei kujuta ette, kui oleks niimoodi, et pulm on nagu nii kaugel, kui ta on meil kodust ja mingi 1 või 2 korda käid. Et sellega pead vaata kõik paika saama, siis oleks mul kõvasti suurem stress kui see, kui ma saan meil on võimalus hästi palju näost näkku suhelda nendega seal ja... Et see, jah. Lähed, paned jälle mingid asjad paika, räägid vanad asjad üle ja siis tulevad mingid uued mõtted, võib-olla mingid asju juurde. Ja nad on ise ka seal teinud nagu asju selle mõttega juba mitte ümber korraldatud otseselt, aga näiteks pildinurga jaoks see idee, mis oli tehtud korda ilusaks ja mõelnud, kus see nii-öelda tseremoonia osa on või see... Ja sellega nad olid väga samal lainel meiega, et meil on kõik nagu perfecto praegu. Kõik või. Aga... No nüüd on, sul on riided olemas, või sul on pesu või? Mul on pesu või? Trussikuid. Trussikuid. Mul on trussikud olemas. Mul on särki vaja ja lipsu. Ja ma pean poismeeste pandele ka mõtlema mingi lipsu ja mingi asja. Mingi lipsu ja mingi asja. Mingi ühtne joon oleks läbi ja kink on just mõeldud. Aga ma loodan, et teil oli mõnus nädal. Ma teemal lõpetame. Ja me jääme sellest plakutama siin ilmselt. Teeme seda siis aeg lähemal on. Et mingi küsimuste-vastuste video pulma teemal, kui neid huvitab. Aga seda siis, kui siis pulm on juba möödas. Aga ma loodan, et teil oli tore nädal ja ilusat uue nädala algust. Tšau!